kõigile, kes on täna siis ADE Actioni tulnud. Eriti tahaks tänada siis teid, kes olete tulnud kuulama siia Mobotixist ja siis keskse serverite videovalvesüsteemi kohta. Minu nimi on Ivar Kraan ja olen siis ADEA turvasüsteemide osakonna müügijuht. Ja meie osakond on tegelikult siis välja kasvanud Alarm Estist, mis on võib-olla siis turvavaldkonnas tegutsev inimese natuke tuntum nimi kui ADEA. Ja omame siis seetõttu ka väga pikaajalist kogemust turvasüsteemide turul. Tegeleme peamiselt tulekahjusüsteemidega, videovalvega, valvesignalisatsiooniga, läbipääsudega, samuti gaaskustutuse ja õekutsesüsteemidega. No loomulikult siis ka kõik muud turvasüsteemid ja nõrkvoolusüsteemid. Täna räägin Mobotixist sellepärast, et oleme nüüd Mobotixi natuke üle aasta müünud ja oleme veendunud selle kvaliteedis ja kasumlikkuses. Ehk siis Mobotixi võib iseloomustada sõnaga innovaatilisus, nagu võib ka ADEA-t nimetada. Hetkel on meie suuremad kliendid, kuhu meil on paigaldanud siis Mobotixi süsteemi on MyFitnessi spordiklubid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kelnase sadamasse ja suurte erinevatesse tootmisettevõtetesse nii väliskaameraid kui sisekaameraid. Ja nüüd siis natuke lähemalt. Mobotixist kiirelt ülevaade, et on asutatud siis 1999. aastal Saksamaal. On siis hetkel üks suuremaid megapiksel kaamerate tootjaid maailmas. Üle 10 000 kaamera kuus on toodang. On paigaldatud üle 300 000 paigaldise 50 erinevas riigis. Enamus läheb ekspordiks ja mis räägib Mobotixi tugevusest on veel see, et 2007 aastal, kui ta noteeriti Saksa börsil, siis sellest aastast saadik on ta kõige edukam IPO olnud seal. Enne kui läheme Mobotixi juurde, räägime enim levinud videosüsteemidest, mida laialdaselt kasutatakse. Enamus on kõik suuremal või vähemal määral tuletsid analoogsüsteemidest, ehk siis tavapärane IP videovalvesüsteem koosneb siis kaameratest, OS-switchist, kesksest salvestusserverist, salvestustarkvarast ja jälgimistarkvarast. Ehk siis kaamerad saadavad info serverisse ja siis server otsustab, kas seda salvestada või mitte. Selle süsteemi miinuseks on siis see, et on väga suur võrgukoormus, samuti tähendab see suurema jõudlusega arvuteid, servereid, seetõttu on siis suuremad kulud sidele, elektrienergiale ja kindlasti ka hooldusele. Mobotixi kontseptsioon on siis detsentraliseeritud süsteem, mis siis tähendab seda, et puudub keskne salvestust ja videoanalüütikat teostav server. Mobotix on siis põhimõtteliselt teinud asja nagu tagurpidi, et kui tavapärase süsteemil on põhimõtteliselt rumalad kaamerad ja tark server, siis Mobotixil on targad kaamerad ja rumal server. Iga kaamera on siis sisuliselt miniarvuti, mis omab siis salvestus- ja analüütika tarkvara juba. Kõik vajalik häire, andmearhiiviruumi haldus juba teostatakse otse kaameras sees. Salvestus toimub otse siis kas siis kaamera flash-mälukaardile või välisele kõvakettale. Salvestus pakitakse juba otse kaameras ja siis edastatakse siis kõvakettale, mis on siis koheselt taas esitatav. Ehk siis haldustarkvara arvuti jääb ülesandeks teostada ainult pildi kuvamine ja juhtimine. Mobotixi eelised siis ongi väiksem vahetava võrgu ribalaius, kuna kõik analüütika teostatakse juba kaameras. Sellega kaasneb ka siis loomulikult vähem salvestusseadmeid, kuna iga kaamera on otsustusvõimeline, siis sisuliselt saab ühe serveri taha koondada 10 korda rohkem kaameraid kui tava IP-lahenduste puhul. Ja kui sideühendus katkeb serveriga, siis toimub automaatne salvestus juba kaamera sees olevale SD-mälukaardile, mis hetkel on 64 gigabaidine, kuid tulevikus kindlasti suurem. Ja kui nüüd kaameratest siis rääkida, siis kaamera kõige olulisem osa ongi pilt ja resolutsioon. Ehk siis resolutsioon on kvaliteedivõti.
suurem resolutsioon tähendab rohkem detaile. Näiteks 3 megapiksline kaamera pakub juba 30 korda rohkem infot kui analoogkaamera resolutsioon. Suurem resolutsioon tähendab ka suuremat ala, mida jälgida, samas vähem arvuga kaameratega. See omakorda neile kulude kokkuhoid. Kõrvalt pildi pealt on hästi näha, et alumine 0,1 megapiksel, see väike osa siin on sisuliselt hetkel veel 90% maailmas toimub salvestus veel sellises resolutsioonis. Järgmine 0,4 megapikseline on juba maksimaalne analoogkaamerate salvestusresolutsioon. Järgmine on 1 megapikseline, mis on siis tavapärased IP-kaamerad ja sellele järgneb siis juba 2-3 megapiksel kaamerad, mida kasutab Mobotics. Et siin on hästi näha, kuidas sama vaatenurga alt on 2 megapikseli näha ka juba 10 meetri kauguselt selgelt autonumber, mida alumisel pildil siis näha ei ole. Selle slaidi peal on näha, kuidas on lahendatud ühe tankla jälgimissüsteem põhimõtteliselt ühe kaameraga. Kuna ennem tegi tööd 4 erinevat kaamerat iga rea peale, siis on siin lahendatud asi ühe kaameraga, mis siis kokkuvõttes tähendab ikkagi kokkuhoid, et vähem kaamerad, vähem paigaldust, vähem kaabeldust, vähem servereid, vähem backup toidet. Moboticsil on ka alates nüüd sellest sügisest on olemas ka juba 5 megapikselit sensorid, mis siis on juba oluliselt paremad, et siin näiteks kõrval on selle pildi peal on 3 megapikseline pilt veel ja kõrval on siis analoog, tähendab 5 megapikseline pilt, mis on siis 3 megapikselit tunduvalt juba tegelikult 4 korda parem, ehk siis see sensor on juba tundlikum. All on siis mustvalge 1,3 megapikseline pilt ja 5 võrdluseks, et vahe on silmaga näha. Mille poolest eristub siis Mobotics teistest tootjatest nagu üldiselt, et Moboticsi slogan on siis, et üks kaamera peab sisaldama siis kõike, sealhulgas ka tarkvara, ehk siis kõik ühes ja mitte ühtegi liikuvat osa. Et mida siis kaamera teeb? Kaamera peab siis salvestama inimesi objekte, helisalvestust pildiga sünkroonis, detekteerida temperatuuri muutusid helisid, detekteerida väliseid signaalisisendid, loomulikult omama kahepoolset sidet, mikker ja siis kõlar. Kindlasti on olemas häiritehaldus, e-maili teavitused, igasuguse süsteemirikete või sideühenduste katkemise puhul. Siis erineb veel Mobotics teistest tootjatest selle poolest, et Moboticsi kaamerad on väga vastupidavad, kuna Mobotics ei kasuta ühtegi allhankijat, kõik toodang, kõik detailid nad valmistavad ise enda tehases, ehk siis on garanteeritud 100% kvaliteet ja töökindlus. Kuna Mobotics ei oma ühtegi liikuvat osa, siis on nad praktiliselt hooldusvabad. Põhimõtteliselt peab ainult natuke tolmu pühkima, kui asi nagu väga hulluks läheb, aga muidu hooldust ei vaja. Omab siis IP65, IP66 korpuseid, mis ei vaja enam lisasoojendust ehk siis lisakütteallikaid nagu tavapärastel IP videovalvesüsteemidel. Ehk siis soojenduseks kasutatakse kaamera enda poolt tekitatud soojusenergiat. Sellega kaasneb veel lisaenergia kokkuhoid. Läbi poetoit on ka väike voolutarve 23 vatti, tavapärastel kaameratel 5-6. Mobotics kaamerad siis sisuliselt sobivad paigaldamiseks Antarktikast kuni kõrbetini välja, et väga vastupidavad. Siin on üks video, mis siis peaks näitama, kui vastupidav Mobotixi kaamerad nagu reaalses elus on. See kaamera nüüd küll on loomulikult vandaalikindel, aga sellist tagumist ilmselt enamus kaameraid ei talu. Siin on isegi näidatud, et välgutabamuse elab edukalt üle. Igal pool jahtidel, meredel, paatidel.
siin oli nüüd üks raketirünnak ja jätkab tagumist, aga ei midagi. Ennem läheb see laudpooleks kui Mobotixi kaamera. Eristub ta siis sünkroonse helli ja pildi salvestuse poolest, siis Mobotix kasutab enda välja toodetud koodekit MXPG, mis on siis eelis H264 ees, on see, et stoppkaader arhiivist on sisuliselt fotoaparaadiga pildistatud salvestuse vääriline. On olemas integreeritud IP-telefonide SIP protokoll, RS232 liides ja loomulikult integratsioon siis teiste IP-seadmetega on väga lihtne. Lühidalt siis kaamerate plussid ongi siis kõrgresolutsiooniga pilt, hemisfääriline tehnoloogia, millest me räägime mõne slaidi pärast, salvestuse jätkumine, kui ühendus kaob, professionaalne tarkvara siis ükskõik kui suurele süsteemile, seda tasuta ja jäädavalt, väiksem vajatav võrgu ribalaius, puudub siis mahupiirang süsteemidel, siis on päikesevalguse taustvalguse kompenseerimine, mis on näha siin kõrval olev pildid, et kui tavapärane süsteem kaamera kaotab pildi, kuna taustvalgustus halvab põhimõtteliselt kaamera töö, siis elektroonilise tarkvara kaudu on Mobotix see võimalus nagu on kompenseeritud ja on tegelikult ikkagi näha, mida on vaja näha. Päeva ja öö salvestus erinevate sensoritega, sellest natuke ka hiljem, siis samaaegne salvestamine juhtumi otsingu reaalajas jälgimisajal, ehk siis ükski kaader ega ükski juhtum ei lähe kaotsi samal ajal, kui te otsite mingit juhtumit arhiivist või jälgite reaalajas, liigutate pildis sees siis zoomimist. Kahepoolse heli ja videofonotelefoni võimalus. Kui nüüd kaameratest siis rääkida, siis viskaks kiirelt ka kaamerate tüüpidele pilgu peale, et need kaamerad on siis konkreetselt siin kõik ühe objektiiviga. T24 on siis täiesti tavaline kuppelkaamera, mis on siis kas siis süvistatavaga või siis seinapealse kinnitusega. M24 on nüüd natukene robustsematele ja sellistele välistingimustele nagu parem kaamera, et natukene vastupidavam. Q24 on siis hemisfääriline kalasilmkaamera, mis on siis põhimõtteliselt sellise asendis, kui teda lakke panna, on vaatenurk 360 kraadi, seina peal olles on 180 kraadi panoraam. S15 on väga diskreetne väike kaamera, mida kasutatakse siis kas siis postkastidel, pangaautomaatidel või sellistel kohtadel, kus on vaja peaaegu salakaamerat. Loomulikult on kõigil kaameratel ka olemas vandaalikindlad korpused ja värvusest on nad tavaliselt kas siis mustad või valged. Nüüd kahe objektiivi kaamerad, mis on Mobotixi üks siis eelis ja trump. Siin on näha nüüd siis M15 kaamera, millel on pandud kaks objektiivi. Nende eelis on siis põhimõtteliselt see, et kui me enne rääkisime, kuidas on lahendatud näiteks tavaliste videovalvesüsteemide öise salvestamise probleem, siis seal on tavaliselt niimoodi, et kui valgustingimused halvenevad, siis objektiivi ja sensori vahele liigub mehaaniline infrapunafilter, mis on aga liikuv osa ja mis tähendab seda, et ta võib mingi hetk hakata tõrkuma ja võib-olla tuleb see kaamera mingi aja pärast välja vahetada. Mobotixil on siis lahendatud selliselt, et on kaks erinevat objektiivi, üks on päevasel ajal filmimiseks värviline ja teine on siis mustvalge ja tundlikuma sensoriga öiseks ajaks. Ja kui valgustingimused halvenevad niivõrd teatud tasemele, siis lülitate automaatselt üle teisele objektiivile siis. Siis teine pluss, mis on kahe objektiiviga kaameratel, on see, et kui näiteks panna maja nurga peale kaamera, siis saab panna edukalt ühe objektiivi jälgima siis ühte maja seina ja teise objektiivi siis teist maja seina. Või siis, kui teil on tegemist näiteks mingisuguse alaga, mida te tahate üldiselt näha ja samas tahate ka kitsamalt näha, võtame näiteks mingi parkla, et üks objektiiv siis võtab lainurgaga, võtab üldist pilti
ja siis teine objektiiv on kitsam nurgaga, mis siis filmib mingisugust liikumist, kas siis auto numbrit või inimnägusid või mida iganes siis vaja nagu vaadata on. Et põhimõtteliselt saab ühe kaameraga teha ära 2 kaamera töö, aga samas on üks kaabeldus ja üks hooldus ühele kaamera. S15, sellest räägime kohe natuke pikemalt. V15 on siis väga vandaalikindel kaamera, mis on isegi käsituri, tulirelva kindel, et seda võib rahulikult tulistada ja ei juhtu selle korpusega midagi. Nii, siis ongi Mobotix S15 Flex Mount, mis on esimene sellist tüüpi kaamera maailmas. Sisuliselt on tegemist siis 2 kaameraga ühes, kaks kaamerat ühes, et mõlemad kaamerad saab põhimõtteliselt kasutada eraldi või siis koos, kas siis panna eraldi ruumidesse. Nende juhtmete pikkus on tavaliselt 2 meetrit. Saab siis kasutada pikkades koridorides, kui panna need kaamerad nagu selgapidi kokku, siis on kaetud pikem koridori osa. Samuti on võimalik panna siin 13 kraadist kuni 180 kraadini nurgaga objektiive. Hilisem vahetamine on väga lihtne, on lihtsalt vaja objektiive vahetada, ei ole vaja jälle kaamerat vahetada, süsteemi ei ole vaja vahetada. IP65 korpus ja väga diskreetne paigaldus. Siin on ka üks, et liiga igav jäkkaks, ma lasen korra. No. See on nüüd Mobotix enda poolt tehtud selline demo video, mis räägib siis sellest S15 natuke pikemalt, aga samas ta räägib ka hemisfäärisest tehnoloogiast ja noh, ei saa kuidagi seda käima. See video on tegelikult 8 minutit pikk, aga ma ei tahaks seda tervet videot lasta, aga nii kui hakkan edasi kerima, siis ta millegipärast jookseb järgmise slaidi peale. Hea küll, vaatame võib-olla äkki see lõpupoole seda, kui... Nii. Just. No see ongi, kas siis põhimõtteliselt tarkvaravahetus, kui hakkad võimaldama seda, võib-olla Lauri oskab selle kohta rohkem kommenteerida, kuidas selle tarkvara... Hetkel on asi kaardida inimeste euralendis kaarti, et kõik Mobotixi kaamerad toetavad teoreetiliselt, kui kaardid ära või tulevad kaardid, on ka kaamera ise valmis seda toetada. Mobotix uuendab tarkvara perioodiliselt, kus vähemalt kord aastas ikka tuleb uus software, uued funktsioonid, uued võimalused ja meediga kasutada. Vaatame natuke seda videot või lähme edasi. Olete jutust natuke tüdinenud juba. Noh, sisust siin näitab tegelikult algul seda S15, aga ta nagu räägib sellest üksipulk, et kuidas seda installeerida ja mis on nagu selle võimalused. Siin on näha, et põhimõtteliselt on kipsplaadi peal on teda väga lihtne paigaldada, tagant lihtsalt kinni kerida ja ongi kõik. See on siis seina peale lahendus, kerge nurga all. Et samasi kaamerad me tegelikult kasutasime ühel transpordiettevõttes ühel bussi peal tema kaamerana, et vaadata, mis pilt sealt nagu jääb ja see oli nii ära peidetud, et bussijuht nädal aega ei saanud aru, et teda filmitakse. Siis kui me läksime üks päev seda SD-kaarti välja võtma, siis ta alles sai teada, et kaamera on teda kogu aeg jälginud. Siis ta nagu imestas. Ja kuna sellel on ka olemas mikker, siis oli kogu see tema tekst oli seal
oli seal kõik kuulda ja sellepärast ta pabistas eriti, sest ta ilmselt oli vist seal oma ülemuse natukene kirunud. Et siin on nüüd näha siis hemisfäärini tehnoloogia, mida siis kasutavad need Q24 kaamerad siis kas 360 kraadi või siis 180 kraadi. See on siis põhimõtteliselt virtuaalne zooming, et pildis saad sa siis zoomida, liigutada pilti ükskõik mis pidi, aga samas salvestus jääb ikka see, mis on nagu ette nähtud, et siis kas siis 180 või 360 kraadi. Et see nagu ei mõjuta kuidagimoodi seda, et mis ütleme mehaanilise PTZ kaamerate puhul on suhteliselt võimatu, et kui sa ikkagi kaamerad liigud või zoomid kuskile, siis see hetk kaob ka siis jälgimine nagu mujalt. Sensoreid on siis põhimõtteliselt 13 kraadist kuni 180 kraadini ja kõik on nad siis vahetatav erinevatel kaameratel, mis teeb selle asja nagu väga lihtsaks, et sa ei pea, kui sul ütleme kaamera eesmärk või see mõte nagu muutub, siis sa ei pea vahetama kaamerat, ei pea selleks tegema väga palju tööd, vaid sa vahetad lihtsalt välja siis selle sensori. Siin ongi, et väikse nurgaga kaamerad ongi mõeldud siis konkreetsetel mingisuguste detailide jälgimiseks, et laiemad nurgad on rohkem sellise üldpildi saamiseks. Kõik sensorid on kas siis värvilised või mustvalged. Nüüd on natuke jälle sellest S15 jutus. Mis mõttes? Sa mõtled zoom? Ja see on, selles mõttes saabki nii palju zoomida, kui saab, et ega seal midagi nagu ise nagu sättida enam ei saa, et see on elektrooniliselt juba ära tehtud, et tarkvaraliselt. Ma arvan, et tegelikult võib sellega edasi minna. Siit tuleb hakkab selline rohkem selline tehniline jutt tulema. Ja siis hemisfäärini tehnoloogia ongi sisuliselt see, et konkreetselt siin ongi see Q24 kaamera, mis on siis, mille mõte on siis pimedate nurkade viimine miinimumi seinast seinani, laest põrandani. Need kaamerad on ideaalseks katmaks siis ühte ruumi, kus on siis mitu erinevat sissepääsu, kas siis hotelli fuajeed, mingisugused kauplused, kus on väga palju nurkasid ja erinevaid kohti, mida on vaja jälgida, aga ei tahaks nagu väga palju kaameraid sinna panna, et asi oleks nagu diskreetne. Siis ongi, et ühe kaameraga on sisust võimalik teha mitme kaamera töö ära. Ja tulemus on ikkagi sama, mis ütleme tavapäraste süsteemide puhul 4-5 kaameraga. Vähem kaameraid, vähem kaabeldust, väiksemad hoolduskulud, väiksemad energiakulud. Kuidas? Selles mõttes, et jah, eks kõike saab kompromitteerida, et seda ei takista nagu miski, et jah, see point on õige, et sulle see ei pea 5 kaamerat katma, võid katta 1 kaamera, aga ilmselt selle aja peale on see su nägu juba niivõrd täpselt, et eks saab igat pidi, jah. Siin on nüüd 180 kraadi kaamera, mis on siis väljas seina pealt, siit on nüüd näha hästi, et vasakult tuleb inimene, paremalt poolt tuleb inimene, keskelt tuleb inimene, et kõik on tegelikult peopesal ja kõik on nagu nähtavad, et sisuliselt tavakaameraga peaks siin olema vähemalt 3 kaamerat, et seda asja samamoodi jälgida. Aga antud juhul on see lahendatud siis 1 kaameraga. Teine lõik näitab, kuidas on hotelli fuajee, täpselt millest me rääkisime, et siin on erinevad sissekäigud, siin ääres lift, külje peal, siin on veel lobiala, et kõik
kõik on tegelikult ikkagi näha ja ainult seda ühe kaameraga, et ilmselt muidu teise lahendusega oleks vaja iga sissepääsu kohta üks kaamera vaja. Aga siin on kõik väga hästi näha. Hemisfäärini tehnoloogia siis sisust ongi, et on virtuaalne pöördkaamera ehk siis ilma mootorite ühegi kuluva osata. Siis nagu räägitud, et sisse suumisel ta salvestab ikkagi kogu algse nagu vaateväli 360 kraadi. Tavapärane pöördkaamera seda ei võimalda. Suumine pööramine on võimalik kas siis reaalajas või salvestatud pildi pealt ehk siis üks kaamera ja mitu erinevat vaatenurka. No väga kasutaja arvuti riistvara sõbralik, ei koorma üle jälgimisarvutit, kuna siis kõik töö käib juba tegelikult kaameras sees. Siin on nüüd näha, kuidas üks kaamera jälle, aga kaamerast on eraldi välja toodud siis kaks erinevat jälgimispunkti. Üks on siis laud ja teine on siis mingisugune müügistend ja samal ajal tegelikult toimub salvestus ka tegelikult kogu sellel alal. Aga saab eraldi jälgida siis, mis toimub siin ja mis toimub siin nurgas. Nüüd natuke ka T24 IP videofonotelefoni, mis on Mobotixiga enda toode. Tänu nüüd siis hemisfäärilisele 180 kraadisele vaatenurgale on tegemist väga turvalise telefoniga, kuna selle telefoni vaateväljast ei jää nagu sisust mitte midagi välja. Et on samamoodi seinast seinani, laest laeni, laest põrandani, tähendab kõik pilt on jälgitav ja keegi ei saa ennast kuskile nurga taha või telefoni alla ennast ära peita. Siis on videoheli edastus üle maailma, kas siis IP-telefonile, telefoni peale arvutile. Siis on võimalus distantsilt ust avada, kui inimene helistab sulle näiteks arvuti peale, siis sa saad juba arvutist talle tegelikult ukse lahti teha. Sinna saab salvestada sõnumeid, kas siis maha mängimiseks või siis saab inimene jätta sulle sõnumi, videosõnumi, mille sa kätte saad, kui sa näiteks koju tuled või levisse jõuad. Loomulikult on siis võtmeta sisenemine PIN-koodi abil või distantskaardiga. Ja paigaldus on ka võimalus tegelikult kasutada olemasolevat kahesoonelist kaablit juba. See on siis lisamooduli abil, et ei ole vaja uut kaabeldust isegi teha vana süsteemiga. MX Activity sensor, mis oli üks teema, millest ka oleks tahtnud pikemalt rääkida ja räägimegi. Mis see on siis? See on Mobotixi enda poolt välja töötud tarkvara, mille eesmärk siis on vähendada valehäirete arvu. Et kui konkureerivate videovalesüsteemide kõige suurem probleem on suur valehäirete hulk, mille põhjuseks siis võivad olla kas siis vihmasadu, lumesadu, liikuvad puud, langevad puulehed, ükskõik mis muu liikumine, mis tegelikult ei oma mingisugust tähtsust, siis ta paneb kaamera salvestama ja tekib jälle mõttetu andmevoog ja koormatakse üle servereid. Mobotix arendas siis välja väga keeruliste olude jaoks kaamerapõhise intelligentse, sellise videoanalüütilise liikumistektori, mis siis vähendab valehäirete arvu kordades, kuskil isegi peaaegu 90%, et ühe auto platsi valehäirete summa vähenes 76 pealt 4 peale öö jooksul, et see oli päris märkimisväärne vahend. Selle plussid on siis vähem valehäired, oluliste alade ettemääramine, oluliste liikumissuundade ettemääramine, vähem mitteolulisi sündmusi, millest tulenevalt kokkuhoidlikum võrgu ja andmemahu ressursi kasutus ja sellega kõik siis kaasneb ka rahaline kokkuhoid. Siin pildi peal on näha, et tegemist on väga halbade ilmastikuoludega ja ilmselt tavakaamerate süsteemidel oleks see lumesadu või siis puude liikumine juba käivitanud salvestuse, aga Mobotix Activity sensoriga salvestatakse ainult siis teatud suunas või teatud suurusega objekte. Ehk siis antud juhul on siin kojamees, kes siis lund lükkab. Samamoodi seda on väga edukas kasutada auditooriumites, kus muidu tavapäraselt on inimesed nihelevad, liigutavad oma käsi, pead ja ilmselt, mis siis tähendaks pidevat salvestust terve selle loengu ajal. Mobotixil
Mobotix salvestab siis põhimõtteliselt ainult teatud suunas liikumist ja salvestab siis selle oluliselt, kui keegi siis tunnist jalga laseb. Kui magad või? No siis ei olegi vaja ära minna, siis on magad ilusti lõpuni. Siin on üks video jälle, aga natuke pikem, aga ta põhimõtteliselt näitab ära, kuidas, vaata, kas ma seda saan natuke kerida. Et siit on näha siis, et liikuvad puud ei pane tegelikult seda, siin on näha salvestuse joon siis, et hetkel ta ei salvesta, kuigi liikumist tegelikult on. Nüüd kohe peaks ilmuma siis välja üks inimene, kes siis selle salvestuse tegelikult käivitab alles. Et mis on nagu selle asja, nagu see põhi nagu mõte siis ongi, et sa saad nagu ära määrata konkreetselt väga täpselt, mida sul on vaja nagu salvestada, et mis on see ohtlik liikumine, mis võib sulle kahju nagu tekitada. Kas on see siis mingisugune konkreetne auto, mis liigub kuskil suunas või on see kuskil mingi teatud uks, mille avamisel tekib sul oht. Ma näitan nüüd järgmist videot, kus on väga ekstreemsed olukorrad, kus on siis konkreetne torm ja see näitab, kui hästi tegelikult see süsteem töötab, et siin on, ütleme, et siin on puude pealt näha, et tegemist on ikka väga tõsise tormiga ja vihmasajuga, et siin lendab asju kaamera eest läbi ja lendab ka kaamerasse, aga salvestust ei toimu. Samas siis, kui nüüd tagant siis inimene läheb, kohe on näha, kuidas ta hakkab siin salvestama. Et see väike liikumine oli näha, aga samas need liikumised ja need tormi kahjustused, need ei pane salvestama teda. Mobotixi siis tarkvara, MX Control Center on siis iga kaameraga on tasuta kaasas tarkvara ja kõik uuendused ka edaspidi, ehk siis ei tule muretseda selle üle, et kas peab kunagi äkki mingis litsentsitasu või tarkvara uuendamise eest maksma, et see on jäädavalt Mobotixi poolt tasuta. Mobotixi tarkvara on siis tõestanud ennast üle maailma erinevates paigaldistes. Sinna taha võib panna piiramatu arv kasutajaid, kaameraid, väga paindlik kasutajaliides, adapteeritav vastavalt siis iga lõppkasutaja, nii nagu vaja on. Võib lisada hoonete arhitektuurseid plaane või ise joonistada plaane maha, kus siis sa saad näha kaamerate paigutust. Väga lihtne paigaldada, sobib iga arvutiga peaaegu põhimõtteliselt. Ja mis on siis Mobotixi poolne selline vastutulek, et on võimalik sellesse programmi liita ka vanasi olemasolevaid enamus firma kaameraid, mida te olete ennem kasutanud, aga päris nüüd ära ei tahaks visata, et ei pea nendest loobuma. Te saate selle programmide neid tegelikult siis veel lisada. Et siis Mobotixi tarkvara väga vähenõudlik ressursi osas, võimalus üles ehitada keerulisi videoseinu, et siin ma kõikide nendel numbritel hakkasin kõik eraldi välja tooma. Mobotixi äpp on siis lisa kliendi tarkvara, mis on samuti tasuta ja mis töötab siis EOS-i süsteemil. On väga mugav ja lihtne lisa, mis on tegelikult hiljaaegu lisandunud. Seal on põhimõtteliselt võimalus avada uksi, võimalus rääkida läbi selle aplikatsiooni, seal on uksekella alarmi funktsioon, väga lihtne on videoklippe maha mängida, arhiivis surfata. Ühesõnaga, sul on rakendus tahvelarvutis olemas, millega saad jälgida terve enda kaamerate süsteemi ja väga mugavalt ja lihtsalt üle maailma. Ükskõik, kus te siis olete. Et palju meil aega on, et tegelikult ma tahtsin sellest äppis ka natukene demonstreerida, et aga vaatame, et siis soovitused, kui te hakkate nüüd videosüsteemi endal vahetama ja uuendama, et siis kindlasti paluge testida kaamerat, ehk siis demo kaamerat, et te veenduksite, et kas see pilt
reaalselt nagu vastab ka teie vajadustele. Ja et kindlasti salvestus oleks siis sama kvaliteediga, kui on ka kaamera reaalajas. Kindlasti võiks olla testige siis päiksepaiste taustvalguse tundlikkust, millest me ennem rääkisime, mis on Mobotixil üks plusse. Ja kuna tulevikus ikkagi kõik IP-kaamerad kuuluvad sisuliselt ühe otsaga IT-valdkonda, siis oleks hea, kui paigaldaja omaks siis ka IT-tausta, IT-kogemust nagu ADEA. Enam ei ole tegelikult vaja siis videosalvesteid, keerupaarimuundureid, eraldi kaamera soojendusi, toiteallikaid ega selliseid asju. Ja kindlasti kui vähegi võimalik, siis vältige mehaanilist PTZ-kaameraid, mis ei ole enam nii töökindlad ja ilmselt vajavad mingit vahetust või siis väga korralikku remonti või siis need jäetakse tavaliselt sellistesse kohtadesse, mida tegelikult filmida pole õige vaja enam. Te mõtlete Mobotixi süsteemi? Mis te mõtlete nüüd integreerimist selles mõttes, et ta hakkab seda filmima? Hea, loomulikult see on kõik võimalik. Et ta on integreeritav, ongi väga paljude süsteemidega ja see on kõik teostatav. Kas me muidu jõuame seda äppi ka demonstreerida natuke? Kui on küsimusi veel, siis võite praegu küsida, nii kui ma selle äpi siia. Sõltumata kaamerate arvust on siis litsentsi tasu ei ole. Et see ongi üks suur pluss, et kui võib-olla esmapilgul võib tunduda, et Mobotixi kaamerad on kallimad kui konkureerivad videosüsteemid, siis kaamera hinnad seal algavad, ütleme ühe objektiiviga kaamerad seal algavad kuskil 700 eurost. Aga kui ütleme kogu süsteemi nagu tervikuna vaadata, et kui palju tööd on vaja teha, kui palju energiat hoitakse kokku, siis see kindlasti tasub ära. No nii. Et selline näeb see äpp siis põhimõtteliselt välja. Hetkel on siis see kaamerapilt siit kõrval olevast kaamerast. See on üks demo video, mis on siin sees. Ja see on teine kaamera. See on nüüd lainurkkaamera. See on nüüd siis see kuppelkaamera, mis näitab siin natuke minu poole. Siin äpis on siis võimalik salvestatud sõnumeid vaadata, siit saab ust avada, kui näiteks te avate ukse sõbrale ja sõber jätab ukse lahti, siis siit on see näha, et uks on lahti ja sa saad talle öelda, et pane uks kinni. Samuti on valgustuse võimalus, kui on süsteemi ühendatud ka mõni valgusallikas, siis saab siit seda põlema panna, ära kustutada. On olemas ka temperatuuriandur, mis siis näitab parajalt olevat temperatuuri ja päevade lõikas. Siit saab rääkida siis kaamerasse ja siis vastupidi ka kuulata, mis kaamera juures räägitakse. Et selline väga lihtne, konkreetne aplikatsioon, mida nagu eriti mugav kasutada just selliste võib-olla väiksemate süsteemide ja sellise tavakasutaja puhul, aga miks mitte ka firma juhi poolt, kes siis tahab jälgida väga lihtsalt oma süsteeme. Et aplikatsiooni saab tegelikult alla tõmmata App Store'is, kui kellelgi on iPad, siis seda võib seal ise võib-olla natukene proovida ja vaadata, et kui lihtne see asi on. Ja ma arvan, et sellega võikski äkki lõpetada, kui on kellelgi küsimus, siis pöördudes kas minu poole, meie turvaosakonna poole või siis tootejuhi Lauri Liiveti poole. Kõik kontaktid on kodulehel olemas. Aitäh! See esitusvideona läheb, kas nüüd kodulehele läheb, ta läheb YouTube'i kindlasti üles, jah?
PowerPoint läheb ka üles, jah. läheb ka ATA kodulehele. Just. Kõik ettekanded lähevad üles. Aga selge, aitäh tähelepanu eest ja loodan, et oli natuke arusaadavam, kuigi siin vahepeal tekkis tehnilisi probleeme ja kõne puterdamist.